Hea 7. klass. Te olete siin distantsõppe ajal väga-väga tublid olnud. Te olete teinud väga palju ülesandeid, loovaid ülesandeid, natuke nuputamist ja kokkuvõtteid ja kõike olete väga hästi teinud. Ja vahelduseks mõtlesin, et teeme hoopis niimoodi, et mina annan teile sellise väikese e-loengu. Nüüd võtame kiirelt 3 teemat kokku. Tänasteks teemadeks on ristisõda, vaimulikud rüütliordud ja Eesti muistne vabadusvõitlus või ka võib seda nimetada Läänemere ristisõjaks. Et mina teen teile sellise väikese loengu ja hiljem teie teete enesekontrolliks paar ülesannet ka, aga sellest natuke hiljem. Aga istuge mugavalt ja kuulame siis, millest ma teile räägin. Alustame siis sellest, et mis see ristisõda on. Te olete võib-olla kuulnud. Inglise keeles on see crusade. Et mis ta täpselt on? Nii, ristisõda on siis definitsiooni poolest on ta eelkõige lääne kristlaste sõjakäik Kristuse ja tema kiriku vaenlaste vastu. See tähendab, kes on vaenlased. Need on siis need, kes on näiteks ka teisest usust, kes takistavad kristlastel näiteks nende kirikus käia või kes on näiteks hõivanud kristlaste pühamaa. Kristlaste pühamaa on siis piirkond Lähis-Idas, kus elas ja tegutses kunagi Jeesus Kristus. Tänapäeval on see Iisraeli ja Palestiina aladel ja see kõige olulisem linn oli siis Jeruusalemm. Ja Jeruusalemma käisid siis kristlased palverännakutel ja see oli kõige olulisem palverännak. Aga mis oli nüüd juhtunud, oli see, et moslemid olid selle Jeruusalemma ja kristlaste pühamaa ja püha linna endale hõivanud ja nad olid seda küll juba varem teinud, aga nüüd nad ka keelasid uue valitseja ajal, nad keelasid kristlastel sinna kirikusse siseneda ja palverännakutel käia. Ja see ajas kristlased loomulikult marusse, et nendel on see õigus, nendel on see vajadus sinna minna, sest see on see kõige olulisem koht nende jaoks. Ja nüüd tekib siis kontseptsioon, et peaks siis olema sõda Kristuse või kiriku nimel, et siis vabastada see pühamaa. Probleem tekib aga selles, et kristlik õpetus ju keelab tappa. Et kuidas sa lähed sõdima, kui tegelikult usu poolest seda teha ei tohi. Aga leiti sellele lahendus juba tegelikult tükk aega varem, juba 5. sajandil Põhja-Aafrika katoliiklik piiskop lahendas selle vastuolu sellega, et ta mõtles välja sellise kontseptsiooni nagu õiglane sõda. Et mõned sõjad on õigustatud ja õiglased, kui see on siis selle õiglasel eesmärgil. Et selle kaudu kristlased lõpuks siis leidsid endale õigustuse, et miks nad võivad astuda üle 10 käsust, mis keelab tappa. Et miks nad seda võivad teha. Et tegelikult mõned sõjad on õiglased. Ja sellel õiglasel sõjal peab see olema 3 nõuet. Et selle sõja kuulutab kas kuningas või piiskop, sest nendel on see pädevus otsustada, mis on õiglane ja mis on hea. Sellel peab olema hea eesmärk. Antud juhul ristisõjal on siis hea eesmärk siis see, et vabastada pühamaa vaenlaste alt. Ja oluline oli ka see, et sõda peetakse inimlikult. Ehk üritatakse seda teha võimalikult ülearuse verevalamiseta. Nii, kuidas see nüüd aga reaalselt asjaks läks, oli see, et aastal 1095 kutsus paavst Urbanus II Euroopa kristlasi vallutama Jeruusalemma, et lõpuks hakkas nüüd see idee kokku tulema ja tehti nüüd otsene ettepanek. Ja ta ütles sellise tsitaadi, et haarake see maa õelate käest ja võtke endale. Ja siin on ka pilt sellest hetkest, või kuidas see võis siis välja näha, kuidas ta seda Prantsusmaal teada andis. Et muidu paavstid elasid küll Roomas, aga see hetk paavst Urbanus ise oli prantslane ja tema siis seda Prantsusmaal teada andis ka. Nii. Mis aga on ristisõdade põhjused ja eesmärgid? Ja antud juhul võib-olla eristaks ära, et mis on põhjus ja mis on eesmärk, et eesmärk on pigem selline ideaal, mille poole püüelda ja põhjus on siis see, et miks midagi tehakse. Nii, esimene üks selline põhjus oli siis see, et türklased olid vallutanud Jeruusalemma, nemad olid moslemid ja ristiusu pühapaigad suleti kristlastele ja nüüd on vaja siis need vabastada. Üks teine esimene oli siis eesmärk pühamaa vabastamine. Teine eesmärk oli siis paavstivõimu kindlustamine ja paavstivõimu laiendamine, et lääne kirikul, lääne katolikul kirikul oleks siis võimalus enda üleolekut näidata ka sealses regioonis. Nii, üks nendest põhjustest nüüd, et miks midagi tehakse, mis inimesi veel motiveerib, siis see, et väidetavalt Jumal ise tahtis seda, et Jumal tahab, et see maa siis vabastatakse ja paavst ju vahendab Jumala sõna.
oli ka selline põhjus, miks mõned sõdijad läksid sellega kaasa, et nad said ka omakasu sealt. Nimelt paavst lubas nendele sõdijatele paremat elujärge, nii siin ilmas kui ka siis hiljem ka piletit taevasse ehk paradiisi. Ja pakuti osalejate indulgentsi. Indulgents tähendab siis patukaristuse kustutamist. Ma vabandan siin kirjaväe eest. Ehk siis paavst andis rüütlile, kes oli oma elu jooksul võib-olla patte teinud, andis talle indulgentsi, ehk siis ta kustutas ära tema need varasemad patud selle eest, et ta läks ja võitles selles õiglases sõjas. Veel probleem oli see, et me oleme õppinud erinevaid teemasid keskajal, üks oli ka rüütlid. Ja need rüütlid, neil hakkas nagu vahepeal nii igav ja oli hästi sagedane sellised röövimised ja väikesed omavahelised kaklused ja sõjad ja vägivald. Ja nüüd oli vaja nendele vägivaldsetele rüütlitele, ja mitte ainult rüütlitele tegelikult, vaid ka üldse vägivaldsetele meestele, kellel oli selline energiat palju ja tahtsid täiega teha ja anda ja kõike, et oli vaja neile siis anda sellist õiglast rakendust, et saaks, et nad ei teeks selle oma riigis enam pahandusi, oma energiat ei kulutaks seal, vaid nad oma energia suunaksid siis sellele, et nad võtaksid selle mõõga kätte ja läheksid siis õiglast sõda ajama. Ja paavst andis ise siis loa, et 10 käsku tohib rikkuda ja see andiski siis sellele rüütlitele võimaluse ühendada sõjapidamine pattude heastamisega. Vabandan, et minu see webcami pilt läks nüüd selle teksti peale. Nii, ehk siis eesmärk oli vabastada püha maa ja suurendada paavsti võimu ja põhjused olid siis see, et mis sellele eesmärgini viisid, et rüütlid tahtsid oma kasu saada, nad tahtsid patukaristuse kustutamist, neil oli vaja rakendust, et oma energiat saaksid kuhugi suunata ja sellega siis oma pattud heastada. Nii, esimene ristisõda oli siis aasta pärast selle Urbanus teise kõne 1096 ja kestis 3 aastat. Miks ta nii palju kestab, on see, et ega see liikumine sinna Jeruusalemma on ka pikk tee. Ja 2 väge läksid liikvele, oli talupoegade vägi ja rüütlite vägi ja lõpuks see oli ka edukas ja Jeruusalemm vallutati 1990. aastal. Siin on siis pilt ka teekonnast, et olid erinevad kohad, kus nad alustasid ja jalutasid mööda Euroopat ja täpselt siin, kus mu webcami pilt on, jääb see ära, aga siin on põhimõtteliselt Jeruusalemm, et see on pikk tee, mitu tuhat kilomeetrit. Nii, sealsamas Jeruusalemma piirkonnas hakkasid tegelikult need ristisõdjad, kes olid juba Jeruusalemma vallutanud, hakkasid nagu oma väikseid riigikesi looma, et ei tulnud kõik tagasi, mõned jäid sinna, et püsivalt nagu kaitsta seda ja tekkisid, siin on näha need erinevad punase ristikesega erinevad ristisõdjate riigid või nende nagu alad, kuhu nad siis püsima jäid. Ja nende eesmärk oli, esiteks neile võib-olla natuke südimine meeldis, said endale rakenduse ja siis nemad jätke sinna kaitsta tulevasi ristisõdijaid, sest ega see esimene ristisõda ei jäänud ainukeseks, et tegelikult oli ju veel piirkondi, mis oli vaja vabastada moslemite alt ja et seda kasutati nagu õigustusena ka teistsuguste väljaajamiseks. Nii, ja kokku on umbes 7-9 ristisõda, et see hetk seda loomulikult ristisõjaks ei kutsutud. Ehk siis tänapäeva ajaloos me ei saa öelda nüüd täpselt mitu neid oli, aga umbes selline keskeltläbi 8 võib öelda, et neid ristisõdu toimus. Ja mitte siis ainult Jeruusalemma, need ristisõdu oli sinna kanti ja ka Pürenee poolsaarele. Ja kuidas see lõpuks, mis siis lõpuks sellest sai, oli see, et kuigi 1099 vallutati Jeruusalemm ristisõdjate poolt, siis vähem kui 100 aastat hiljem, 1987 vallutas Jeruusalemm hoopis sultan Salah al-Din ja enam seda Jeruusalemma tagasi ei vallutatudki. Et kuigi alguses esimene sõda läks hästi, siis lõpuks Jeruusalemm ikkagi kristlastele tagasi ei läinud. Ja kuna moslemid seal olid koha peal, siis nende survel kuivasid ka need teised valdused, mis me eelmisel kaardil vaatasime kokku. Ja 1291 langes siis ka viimane kristlaste linn Akkon ja sellega saigi siis nende ristisõdijate valitsemine seal alas läbi. Mis olid ristisõdade tagajärjed?
Üks oli see, et algas kaubavahetuse kiire tõus, avastati, mitte ei avastatud seda, teate varem ka, aga loodi uusi selliseid kontakte kaubavahetuseks, leiti uut kaupa, mida näiteks sealkandis Lähis-Idas oli, aga Euroopas ei olnud, hakati looma siis sidemeid. Ja Itaalia linnad olid sellised, kes sellest väga nagu initsiatiivi võtsid ja seda siis vahendama hakkasid ja sellest ka väga rikkaks hiljem said. Teine hea asi, mis toimus, oli see, et eurooplased võtsid üle häid tehnikaid araablastelt ja Lähis-Ida inimestelt, mida nad siis seal nägid ja õppisid. Näiteks erinevaid käsitöövõtteid, vaibad, samed, sellised erinevad ka kangad, mida Euroopas ei olnud väga levinud. Ja oluline on ka see, et näiteks hakati kasutama paberit, mida Euroopas ei tehtud veel. Muutus mood, et õpiti sealt erinevaid uusi nüansse. Toodi meile siia portselan ja male. Et see kõik toodi siis sealt ida poolt. Õpiti end ka pesema. Nimelt araablastel, neil on kombeks ennast pesta puhta vee ja seebiga. Aga eurooplastel seda kommet ei olnud, et see tundus nende jaoks must ja rõve, et miks sa nagu vanni lähed enda mustuse sisse. Aga nüüd toodi siis sealt üle, et nähti, et see on tegelikult täitsa asjalik asi. Nii, tagajärg oli ka siis see, et need territooriumid idas, mida taheti vabastada, lõpuks siis ei vabastatud ja ei tekkinud siis üleilmselt paavsti riiki, mida sooviti. Kurb asi on ka see, et paljud aadi suguvõsad Euroopas surid välja. Miks? Sest nad olid saanud oma ainukesed pojad sinna sõtta ja kui juhtus nii, et nad surid ja see suremus oli väga suur, siis ei olnud kedagi, kes seda suguvõsa edasi kannaks. Ja kokku hukkus siis hinnanguliselt umbes 1,7 miljonit. Et täpselt seda loomulikult ei tea, aga see on siis selline hinnanguline arv. Ja muutus ka rüütlite väärtushinnangud. Et kui me vaatasime, et rüütlid eelnevates teemades olid väga aupaklikud ja vaprad, et sellele aitasid kaasa need ristisõdade toimimised, sest selleks hetkeks ristisõdade alguseks tegelikult rüütlitel oli suhteliselt halb maine võib-olla kohati, et oli rohkem sellist laaberdamist ja möllu ja mõttetuid võitluseid ja sellist vooruslikkust nagu ei olnud seal väga. Siis nüüd tänu nendele ristisõdadele tuli ka selline vooruslikkus sinna veel tagasi juurde. Et sa pead olema kuulekas, sa pead olema kiriku jaoks oluline, kirikut aitama, mitte tagurlik, aga jah, selline õiglane rüütel, teeb õiget asja. Et selline muutus siis toimus ka. Ja mulle jälle see veebkami pilt siia ette, aga langes ka paavsti autoriteet. Miks? Sellepärast, et 2 põhjust on sellel. Esimene põhjus on see, et need ristisõdijad läksid sinna teise piirkonda. Nad nägid inimesi, kellel oli teine usk, aga nad olid sama õnnelikud. Et ju siis ei pea ainult see katolik usk olema see ainuõige. Et loomulikult need ristisõdijad ei hakanud usku vahetama, aga nad nägid, et ka teistmoodi on tegelikult võimalik elada. Ja teine põhjus on siis see, et kuna Jeruusalemma tagasi ei vallutatud, ehk siis sõjad mingis mõttes kukkusid läbi ja nende sõdasi ju organiseeris ja kutsus välja paavst, siis tema autoriteet sellega ka langes, sest tegelikult tema neid sõdu ei võitnud. Nii, aga see on siis ristisõdadest. Nüüd vaatame täpsemalt vaimulikke rüütlordusid ja mis siis ka siin Eesti aladel toimus. Nii, räägime nüüd vaimulikest rüütliordudest, mis siis ristisõdade tagajärjel tekkisid. Miks nad tekkisid, oli see, et pärast seda, kui Jeruusalemm vallutati, siis tegelikult seda Jeruusalemma tahtsid moslemid ja mõned lihtsalt röövrid tagasi vallutada. Ja tekkis siis vajadus sellise püsiva relvajõu järele, et seda võidetud alassi siis kaitsta. Et see on ka üks põhjus, miks 1199 loodi templiordu, et seal oli 9 sellist rüütlit, kes jäid koha peale ja kes lubasid siis kaitsta Jeruusalemma. Ja kuna neil anti kuninga poolt nende orduks sellised ruumid anti siis Templimäel, Jeruusalemmal Templimäel on selline koht, siis kutsuti need templiorduks ja nemad olid siis selline esimene vaimulik rüütliordu. Ja teine põhjus, miks rüütliordud tekkisid, oli siis see, et oligi rüütlitel isiklik soov jäädagi Jumalat teenima, mitte minna siis tagasi oma tavalisele elule, kes oli
kaupmees, mis iganes tööd nad tegid, eks ole, et nad tahavadki jääda Jumalat teenima, et see neile meeldis. Ja nagu mainisin, siis loodi templiordu ja tegelikult oli veel ordusi, mis loodi, et veel 2 sellist suuremat olid johanniitide ja siis ka Saksa ordu. Ja siin on siin pildil ka need 3 kõige olulisemat ordut näha, et alati oli neil tunnuseks selline suur rist nende ees, et võib-olla see taust ja see värv oli lihtsalt erinev, et üksteist eristada. Nad ei olnud omavahel vaenlased, nad enamasti ju ikkagi tegid sama asja. Mõnikord olid nendel eesmärgid teised, et kes mis piirkonnas võib-olla tegutses või mis piirkonna kaitses või mille eest sõdis. Mis aga eristas neid nüüd teistest rüütlitest Euroopas, oli see, et nemad andsid mungatõotuse. Et nemad lubasid elada põhimõtteliselt sellises vähekülluslikus eluviisis, nagu kunagi ka Jeesus, eks ole, ja ka Euroopas mungad. Ehk siis nad ei ajanud väga rikkust, nad lubasid jääda vallaliseks, nad ei abiellunud ja olid solipaadis ja olid kuulekad siis Jumalale, neil oli väga range elukorraldus ka, et hästi palju pidi palvetama ja palvestel osalema. Ja nad pühendusid siis kogu oma ihu ja hingega siis kiriku kaitsmisele. Et see eristas natuke siis teistest Euroopa rüütlitest, kellel oli vaja leida üks, eks ole, armastatu, kelle jaoks serenaade kirjutada luuletusi ja kes olid vaprad ja harjutasid palju ratsutamist ja nii edasi. Et see eristas neid, et nemad olid siis mungatõotuse andnud. Mis see ordu ongi siis selline ongi nagu ühendus, mingi selline organisatsioon, mis ühendab inimesi samade väärtushinnangute põhjal. Ja ka ordusi räägiti veel, et ei olnud ainult need 3, et näiteks loodi eraldi ordusi võitlemaks Pürenee poolsaarel. Pürenee poolsaarel on siis see, kus on Hispaania ja Portugal. Ja loodi eraldi ordu ka näiteks selle jaoks, et Baltikumis, ehk siis siin Eesti aladel võidelda paganate vastu, kes ei ole ristiusus usklikud, vaid usuvad oma loodusesse ja kividesse ja nii edasi. Et nende jaoks loodi siis näiteks mõõgapendade ordu, millest tuleb juttu natuke hiljem. Rüütliordud olid suhteliselt populaarsed, neile annetati ka rikkamate valitsejate ja aadlike poolt palju maid ja nende maade põhjal said ka sissetulekud, mis rahastas siis nende tegevust. Milline elu rüütliordus oli see, et ega seal ei elanud ainult rüütlivennad, vaid seal olid ka siis preestrid, kannupoisid ja teenrid, kes siis aitasid nende igapäevatoimetustes, erinevad toetajaliikmed. Ja mul on siin väike pilt ka nende igapäevaelust enam-vähem. Siin on näha, et öösel tuleb palvetada, hommikul tuleb palvetada, kell 9 hommikul veel uuesti, kell 12 uuesti, kell 3 uuesti. Ja siin on pilt küll ees, aga õhtul on jälle üks õhtupalvus ja kui väljas on pime, siis minnakse magama. Et selline rahulik kuulekas elu oli neil. Mis aga neist lõpuks sai, et kuna me nägime, et 13. sajandi lõpus viimane kristlik linnakk on ka langes ja Jeruusalemm oli juba enne seda moslemitele tagasi läinud, siis tegelikult ega neil enam sealkandis ju väga midagi teha ei olnud. Ja pärast seda, kui see pühamaa siis kaotati, tabas neid Euroopas kriitika, et varasema populaarsuse asemel said need kriitika osaliseks ja natuke oli ka kadedust, sest inimesed hakkasid nende rikkalikke maid ja varasid endale tahtma. Ja kõige sellisem selline ilmestav näide selleks on Prantsusmaal, kui kogu see ordu likvideeriti 1312 ja siin on näha pilti, kuidas need ordu liikmed, templiordu rüütlid siin elusalt põletatakse tuleriidal ja kuningas siis sai nende maad pärast seda endale. Et natuke selline omakasu jahnust ka. Johanniidid, nemad pagasid ära Malta saarele ja tihti kutsutakse neid ka seetõttu Malta orduks, et nemad hakkasid siis seal rohkem tegutsema. Ja tegelikult tänapäevani on johanniitide ehk siis Malta ordu tegutsev. Ja Saksa ordu Preisimaal ehk siis tänapäeva sellise Poola ja Ida-Saksamaa aladel hoidis oma võimu seal kuni 16. sajandini ja tegelikult valitses hiljem ka otsapidi Eesti alasid alad üle. Et neid ei likvideeritud koheselt, et nad ikka paar sajandit veel olid seal edasi, kuni lõpuks ikkagi riigid said tugevamaks ja hakkasid siis võimu endale haarama, aga see juhtus siis paar sajandit hiljem. Nii, aga jõuame nüüd siia meie kodumaale rohkem ja ristisõjad Läänemere ääres. Et meie kutsume enda seda ristisõda, mis siia kante tehti, muistseks vabadusvõitluseks.
aga samuti kutsutakse siis seda ristisõjaks Läänemere ääres või Balti ristisõjaks. Siin on ka üks pilt sellest, kuidas alguses see kõik algas sellega, et katolikud preestrid tulid ristisust siia meie talupoegadele rääkima. Ehk siis nii-öelda missioonitöö. See aga väga ei õnnestunud ja oli nagu probleem, sest ülejäänud kogu Euroopa oli tegelikult võtnud vastu kristliku usu, kes siis lääne kristlased olid ehk siis katoliikliku usu vastu ja idakristlased ehk siis õigeusu. Ja oligi ainult see Põhja-Euroopa osa, kes ei olnud siis kristlust endale üle võtnud ja siis oligi vaja nüüd siia saata erinevaid missioonitöölisi piiskoppe, kes siis rääkisid talupoegadele ja kui see ka ei toiminud, oli nüüd hakata mõtlema, kuidas siis seda sõjaliselt võimu siin haarata. Ja tihti, mis on ka oluline, on see, et kui me räägime, et keskaeg Euroopas algas ju selline 5. sajandi lõpus, siis Eestis algaski keskaeg sellega, kui algasid siin ristisõjad. Sest sellega toodi siia saksa kultuur, oskus lugeda ja kirjutada. Muidugi eestlased ei osanud lugeda ja kirjutada, aga siia tulid elama inimesed, kes oskasid. Ja sellega algab siis meil mõtteliselt keskaeg ja see on siis 13. sajandi alguses. Kuidas me teame selle ristisõdade kohtasi, on läbi Läti Henriku kroonika. Läti Henrik oli preester, ta ei olnud lätlane, ta oli preester, kes oli siia Läti aladele tulnud elama, missioonitööd tegema ja tema siis pani suhteliselt täpselt kirja, mis siis täpselt toimus siin aladel ja võttes arvesse sellesse, et tema oli preester ja tema tahtis, et seda ala siin ristiusustatakse, siis tema hinnangud näiteks eestlastele olid sellised, et me oleme ikka sellised totrad ja paganad ja rumalad ja üldse ei tea, kuidas õigesti asjad käivad. Et tema oli selline väga ühepoolne, aga ta andis väga hästi edasi, mis siin täpselt juhtus, kus juhtus ja ka erinevaid nimesi, et hindamatu väärtusega ajalooallikas. Kõik see algas siis aga 1986. aastal, kui Liivimaale, ja Liivimaa, tuletan meelde, on selline tänapäeva Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti alad. Et Eesti riiki sellist ei olnud, Läti riiki kui sellist ei olnud. Et oli selline mõtteline piirkond nagu Liivimaa, mis siis kuhu kuulusid, nagu ma mainisin, Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti alad. Ja siia tuli siis piiskop Meinhard ja tema ajas siis missioonitööd ehk siis üritaski talupoegadele tutvustada kristlust ja paluda neil seda üle endale siis omaks võtma. Mõned aastad edasi, 1201. aastal jõudis siia 3. piiskop, tema nimi oli Albert. Tema rajas Riia linna ja sellest pidi saama siis tulevase ristisõda keskus, kuhu siis kogunevad kokku need ristisõdijad ja kus hakatakse seda kõike siis korraldama. Ja tema rajas siis Riias ka Neitsi Maarja toomkiriku ja selle tõttu kutsutakse Liivimaad ka Maarjamaaks. Et kui kunagi kuuletad ka Eesti kohta öeldakse Maarjamaa, siis see tulebki sellest, et piiskop Albert Riias rajas siis Neitsi Maarjale kiriku ja sellest tuli siis nimi meile Maarjamaa. Nii. Ja 1201 hakkas siis ta neid vägesi koguma ja hakkas siis sõjapidamine kohe pihta. Aga alguses toimus see sõjapidamine lähemal ehk siis Läti aladel ja hiljem jõudis see siis ka Eesti aladele. Et aga seda sõjapidamist siin paremini korraldada, loodi 1202. aastal Mõõgavendade ordu. Hiljem see liitus siis ka Saksa orduga, selle suure orduga, millest me enne rääkisime. Esimesed aastad olid nad siis siin Läti aladel, aga 1208 jõudis ristisõda lõpuks Eesti aladele. Ja sellest ajast me kutsumegi algas siis Eesti muistnevabadusvõitlus. Ja meil üle Eesti selline kuulus isik, keda me teame, mis on kirja pandud tänu Läti Hendrikule, on siis selline vanem Lembitu. Vanem on siis mingi piirkonna juht. Ja tema üritas väga sellist ühtset jõudu moodustada erinevate Eesti piirkondade vahel. Vahepeal see õnnestus ja enamasti see ei õnnestunud. Temaga kahjuks hukkus. Ja oli raske ka see, et kui meie ei teinud ühtset jõudu ei moodustanud, siis aina rohkem tuli vaenlasi ka juurde, et lisaks sellele Mõõgavendade ordule tuli siia sõdima ka taanlased, rootslased ja venelased, kes kõik tahtsid natuke oma osa saada sellest piirkonnast. Ja sõda lõppes lõpuks 1227. aastal ja Eesti kaotusega.
ja mis on veel huvitav nähtus, on Taani lipp. Et võib-olla olete kuulnud, Taani sai enda lipu Tallinnast. Mis täpselt? Nimelt 1219, kui tulid taanlased Põhja-Eestisse, Lindanise linna, ehk siis tänapäevane Tallinna linn, siis nemad tulid seda vallutama ja selle sõja käigus äkitselt ilmutas neile taevast endale üks selline punane lipp valge ristiga. Seda kutsutakse Dannebroogiks ja see andis siis sõduritele jõudu ja moraali ja motivatsiooni ja hiljem võeti isegi üle ja tänapäevani Taani riigilipp. Et selline huvitav nähtus. Siin on ka tähtsamad daatumid Eesti ristisõjast. Et kui 1208 see algas, siis tookski välja selle, et 1210 oli meil üks edukas lahing, Ümera lahing suhteliselt alguses ja see andis väga palju moraali ja jõudu eestlastele juurde. Et see oli ka selline ainuke suurem võit, mis meil oli. Mõned väiksemad võidud siin-seal ka, aga see oli selline suur võit. 1217 oli Madisepäeva lahing, see oli kõige suurem välilahing. Sinna oligi siis see vanem Lembitu kokku kogunud suure jõu erinevate Eesti maakondade pealt. Kahjuks nii Lembitu suri kui ka Eesti siis kaotas. 1219 oli lahing Tallinna pärast, mille Taani võitis, kui nad selle lipu said. Hiljem üritati ka Tartut kaitsta edutult. Ja 1227 langes viimane vaba piirkond ehk Saaremaa siis ka võõrvõimu alla ja lõppes sellega siis muistne vabadusvõitlus. Mis see põhjus oli, miks nad siia tulid? Loome need põhjused ka veel ette. Et esimene oligi siis see, et risti usustada see piirkond ja laiendada paavsti mõjuvõimu, mis siin Põhja-Euroopas veel ei olnud ennast kehtestanud. Teine oli see, et miks nad Rootsi ja Taani ja venelased siia tulid ja ka sakslased, miks nad toetasid seda ja miks nad mõõgavendade ordusse läksid, oli see, et saada ligipääs kaubateedele, sest Eesti ja Läti alad on väga head mereriigid või mereäärsed riigid, et sealt saab kontrollida siis kaubandust. Ja paljud aadlikud soovisid või sellised suurfeodaalid soovisid ka uusi maid koos talupoegadega, mida enda kasuks siis rakendada, kus hakata tootma vajalikke tooteid ja orjastada siis Eesti talupojad enda kasuks. Et taheti siis religioossel põhjustel, majanduslikel põhjustel ja mingis mõttes ka poliitilistel põhjustel enda mõjuvõimu siis suurendada, et maad omades. Ja mis olid need eelised, miks nad siin võitsid? Üks oli see, et näiteks ristisõdjad oskasid tehniliselt kasutada lubjamörti, ehk nemad said endale ehitada paremaid linnuseid ja kaitserajatisi, eestlased ei osanud seda. Neil oli parem relvastus, näiteks siin on kiviheitemasin ja amb. Amb on selline nagu nool, aga sellise suurema löögivõimega. Ja neil oli ka parem sõjaline väljaõpe, mida Eesti sõjameestel siis ei olnud. Et elasime siin on ju rahulikult, ei olnud vajadust. Ja mis siis kõik selle tagajärg oli see, et siin on see Eesti ja Liivimaa alad. Et Eestimaa aladeks kutsutakse tavaliselt Põhja-Eestit, Liivimaaks siis Kesk-Eestist alates kuni Põhja-Lätini. Et need jagati siis ära erinevate võimude vahel, et kas siis ordu vahel, et mõõgavendade ordu, mis liitus Saksa orduga, hakkas valitsema. Taani valitses meie üle ja ülejäänud piirkonnad jaotati ära siis piiskopkondade vahel. Ja piiskopid ning ka ordu ju oma liini pidi tegelikult lõpuks allusid ikkagi paavstile. Et lõpuks siis Eesti jagati ära ja see vabadus tuli meile tagasi alles 1918.